Ilusat südamest külluslikku päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime 10 asjast, mida me peaksime alati tegema. Esiteks, käi vannis või duši all, isegi kui sa ei taha seda teha ja sul on mugavam voodis püsida, siis ometi tõuse ülesse, käi duši all või vannis, sest nii sa vabastad end kogu päeva jooksul kogunenud negatiivsest energiast ja kogu varasematel päevadel võib-olla kogunenud negatiivsest energiast. Punkt 2. Pane peale oma parim parfüüm ja ära unusta huulepulka. Meestele muidugi see viimane lause pool ei kehti. No mõnele võib-olla kehtib, aga ma arvan, et enamusele ei kehti. Aga parfüüm käib ka meeste juurde, sest see annab sulle enesekindlust. Kolmandaks, kanna parimaid riideid. Ära oota tähtsamat sündmust, et kanda seda, mis paneb sind end hästi tundma ja on kooskõlas sinu sisemise seisundiga. Neljandaks, lahku kodust isegi, kui sul pole kedagi külastada. Kui sul on koer, pane koer rihma otsa ja mine õue. Aga kui sul pole koera, pole hullu, haara raamat ja suundu lähimasse parki. Või lihtsalt seisa vaikides ja õnnista möödujaid, sest see tõstab sinu keha sagedust. Viiendaks, naerata iga päev. Vähehaaval teed seda järjest rohkem, märkamatult ja tunned ennast tegelikult ja tunned ennast selles üha paremini. Ja need, kes sind ümbritsevad, vastavad sulle alati naeratusega. See on lihtsaim viis oma päeva ilusamaks teha ja see algab sinust. Kuuendaks, premeeri või hellita ennast mingi maitsva toiduga. See aitab sul ennast paremini tunda. Seitsmendaks, armasta ennast. Jah, see võib kõlada väga lihtsalt ja väga raskesti on see teostatav, aga vaata peeglisse, otse oma silma ja silmadesse austuse ja rahuga. Kui sul pole midagi ilusat öelda, siis lihtsalt ole vait ja vaata. Ja pea meeles, et sinu sisehääl räägib sinuga. Ja räägi endaga armastuse ja õrnusega. Läbi selle protsessi muide võid sa õppida austama oma ülekaalu, oma liigset pikkust või hoopis liigset lühisust, oma keha erinevaid selliseid kohti, mida sa siiani oled võib-olla mitte nii armastanud. Oma naised, oma venitusarme, oma tselluliiti, mida iganes. Kaheksandaks, pea meeles, et kõik möödub. Mitte miski ei kesta igavesti. Kui sul on vaja nutta, siis nuta. Lase pisaratel voolata, aga ära jää valu tundma. Ära jää oma kannatustesse kinni. Sest homme sa hakkad tõenäoliselt nägema, kuidas sa haavadest hoolimata paraned. Üheksandaks, eemalda oma elust kõik, kes on sind haavanud või pannud sind ennast halvasti tundma. Ära sõltu neist täielikult, vaid õpi ütlema ei ja astu nendest olukordadest, mis sind pidevalt alla suruvad, lihtsalt välja. Kümnendaks, jää nende juurde, kes panevad sind unistama, kes ajendavad sind muutuma paremaks ja kes näevad sinus maagiat ja kes sind õnnelikuks teevad. See on sinu valik ja sul on võimalik valida, kas sa tõused ülesse hoolimata oma valust või jääd lamama. Ilusat päeva sulle!